Eelmises harjutuses tekkis meil neid layereid kokku niimoodi 4-5 tükki, aga tõsistel Photoshopi kunstnikel tekib olukordi, kus neil on neid layereid seal sadade kaupa, kui need projektid on eriti keerulised. Ja sellepärast on hea endale harjutada sisse selline layerite organiseerimise kord ka. See tähendab seda, et esiteks oleks tark anda layeritele nimed kindlasti. No näiteks siia ma panen siis taust, see on taust 2 ja siin on siis need klaasi layerid. Ma saan teha layeritele ka oma grupi ja layerite grupi tegemine käib siit paremalt 3. nupu alt. Vajutan siia peale, tuleb mulle grupp 1 ja ma tõmban need klaasiga layerid siia gruppi sisse. Nii. See grupp on selle jaoks nüüd esiteks hea, et ma saan seda korraga sisse ja välja lülitada. Ja teiseks sellel grupil ma saan ka muuta mitme layeri läbipaistvust korraga siis näiteks. Tõmban siit opacity't allapoole, kui on vaja. Nii et kasuta kindlasti kõiki neid layeri võimalusi.